Sa võib-olla küsid endalt, Aria, miks on nende inimeste hammaste asemel kõrsikud? Las ma seletan. See on uus trend, et võtta enda hambad, teha need selliseks ja siis selliseks. Aga miks sa küsid? Ma ei tea. Ülimalt pop-trend levib TikTokist täiesti tavaliste inimeste vahel. Lennatakse Türki, lastakse enda hambad põhimõtteliselt närvini maha viilida ja siis spetsiaalse liimiga lumivalged hambad asemele panna. Aga need noored ei tea, mis neid veel ees ootab. Et oletame, et kukub ära, sa läheb paned uuesti ja uuesti. Mis siis hammastest lõpuks saab? No see on nagu Michael Jackson nina, ega seda ei anna lõpuni opereerida, lõpuks see kukub otsast ära. Tänu sotsiaalsele survele arvavad paljud noored, et nende hambad on koledad, nii et ainuõige otsus on teha täielik muutus. Seda, mida praegu nimetatakse turkey teethiks, ei ole tegelikult midagi uut ja seda on varem tuntud kui Hollywoodi naeratus. Tänapäeval lasevad seda teha suunamudijad, näiteks kinni makstud koostöödena ja siis postitavad oma perfektsest naeratusest pilte ja videosi ja kuidas see on parim otsus ever. See on Anja ja ta oli kõigest 19, kui ta lasi endale panna kroonid. Ajakirjad esikaantel on pidevalt olnud iluideaalid ja inimesed, nii-öelda tavakodanikud, nad tahavadki sellest järgi elada, sest see on ilu, see on standard. Sest et väga palju on inimestel juba vaimsel tasandil seda võrdlemist üksteisega. Mul endalgi on olnud juhtumeid näiteks, kus mul on tulnud uksest sisse mingisugune 18-aastane tüdruk, kes teeb modellitööd, et temal on üks hammas natukene viltu, et nüüd ta lifime ära. Samas me üritasin teda veenda, et ta seda ei teeks, ma ei tea, kas ta nüüd lõpuks on seda teinud või mitte, ma usun, et ta ei ole. Vaata, sa kaotad ära mingi oma väikse sellise nagu individuaalsuse, et ongi see hammas natukene viltu, so what on ju. Jana Sandberg vahendab Eestist Türki iluturiste. Ta annab meile intervjuu otse Istanbulist ühest Türgi hambakliinikust. See on see, et ütleme, et noorte puhul trende, noored on väga vastuvõtlikud mõjutustele. Neil ei ole veel väga kujunenud seda iselooma. See ongi see, et kui mõelda ennast 18 või 20 aastasena, siis ma tean, et täna meil on kõvasti rohkem tarkust kui toona. Inimene ei ole veel täiskasvanu küps, ta võib-olla ei ole veel nii palju elu näinud, et kui tal on endal väga korralikult tugevad hambad, siis loomulikult ei ole mõtet seda teha. Väga suurt segadust ja ohtu tekitab see, et inimesed lasevad teha endale mingi protseduuri, aga nimetavad selle hoopis teiseks asjaks. Näiteks 8 miljoni jälgijaga sisulooja Täna. See hammas, mis tal suust välja lendas, oli kroon, aga ta nimetab seda laminaadiks. Kroonid on need, kus viilitakse kõik peeneks esmalt. Miks kroonid on halvad ja miks nad päriselt võivad välja kukkuda, kohe selgitame. Eepiline viis selle leidmiseks. Tutvu uue Samsung Galaxy S24 Ultraga. Telli juba nüüd telia.ee. Siiski on see nii popp, et selle jaoks on eraldi agentuurid, kes klaarivad sinu eest ära kõik kokkulepped, majutuse, lennupiletid ja loomulikult ka hambad, nii et sina ei pea mitte millegi eest muretsema, ainult maksma ja seda ka Eestis. Kui me räägime hamba laminaatidest, need on siis niimoodi, et mis ka minul on paigaldatud, on kergelt karestatakse oma hamba emaili. Mul on enda kõik hammaste tagaosa, kõiki on olemas, mul on enda hammas olemas. Igasugune töö, mis patsiendile tehakse, see tuleb kunagi ümber teha. Sellest tuleb endale aru anda, et kui sa teed kodus remondi, sa 10 aastat seal elad sees, paratamatult see sein tahab mingi kohal värvida ja sättida ja nii edasi. Siin on sama lugu. Et te saaks paremini aru, kuidas hammas kulub, siis siin on animatsioon, mille ma varastasin YouTube'ist. Kujuta ette, et sa teed seda 19-aastaselt ja siis sa pead uuesti karestama hambapinda 29-aastaselt, sest need ei jää igaveseks sinna kinni. Ja siis uuesti ja siis uuesti ja uuesti ja lõpuks hammas nietu. Et ütleme, see bioloogiline ressurss, mida siin iga kord siis kasutatakse,
sest sa lihvid natukene hammast ära, paned mingisuguse restauratsiooni peale, kui sul on näidustus, okei, kui sul pole näidustust, noh, siis sa lihtsalt raiskad seda, lõpuks ta on sul otsas, on ju. Ja mis siis saab? No siis ega siin variante on erinevaid, kuni implantaatidest, kuni suust eemaldatavad proteesideni, ega siis selles mõttes aina kehvemaks läheb, ütleme niimoodi. Kui palju Eesti inimesi te sinna vahendanud olete? Võib-olla kuskil 50 inimese ringis. Terviseturism sai alguse kuskil 10 aastat tagasi, kui inimesed avastasid, okei, Türgi meditsiin, nii, soodsad hinnad, hea kvaliteet, aga väga peab teadma, kuhu minna, milliseid kliinikuid külastada, et kvaliteedil see kõige soodsam ei pruugi olla just kõige kvaliteetsem, päris ausalt ütlen. Kliente on kliinikud täis, aga Jaana kaudu pääsevad ravile vaid näidustustega patsiendid, sest tema partner kliinikutes on reeglid paigas. Arst vaatab röntgenpildile, esmalt küsitakse alati, kas tervis on korras, kas tarvitab ravimeid inimene, mis on tema vanus. Seda, et alla 30-aastased inimesed siin selliselt käinud oleks, seda ma veel ise ei ole näinud. Kellele siis üldse seda tohib teha? Tõesti, kui inimesel on nii palju neid hambaid ära plommitud ja siis hambad on ise siis nagu värvi muutnud, plommid on veel teist värvi ja selline, ütleme siin ees on selline vikerkaar ja ta tahab ühtset ilusat naeratust, siis see on lahendus. Samas see teeb sellise hambale ühtse sellise restauratsiooni, mis on hermeetiline, ilus, kena ja tagab sellise naeratuse. Good morning from Turkey. So come to dentist with me to get my teeth shaved. I've had the teeth shaved. Beautiful. Kas see nüüd on näidustatud, et mina arvan, et see ei ole näidustatud, aga kui see on inimese kindel soov ja tahtmine, siis ma arvan, et ta leiab selle arsti, kes selle tööle alla kirjutab. Aga seda tehakse ju Türgis, seal on odav. Ei, seda tehakse meil ka, selles mõttes siin on kallis lihtsalt, on ju. Tõepoolest, hinnavahe on märkimisväärne. Hammaste kroonimine võib Eestis olla Türgiga võrreldes lausa 5-kordse hinnasildiga, aga millega tuleb arvestada, kui oled otsustanud minna soodsamat teed? Me oleme kõik sellised plastiknukud ja selliste valgete orbise pattidega siin ees, et kas ta enam on ilus? Noorte puhul lihtsalt elada oma ilusat elu ja nautigi iseennast, et terve elu veel ees. No super tore, lahe, armas.